mitte midagi aru, kas see töötab, kas ei tööta. Ühesõnaga, millest ma täna tahtsin juttu teha. Ma üritan normaalse häälega olla. Alati kui ma filmima hakkan, siis mul kaob hääl ära. Ma ei tea miks. Ühesõnaga, tere tulemast mu esimesse, kuidas selle kohta öeldakse, kui sa teed video millestki, millest ma oleks võinud kirjutada. Siuke mõte mul tuli, siis ma sain GoPro ja siis ma mõtlesin, mis ma ikka kirjutan. Ma parem räägin videos ja siis äkki te saate paremini aru, mida ma mõtlen. Hiljaaegu, paar päeva tagasi kirjutasin ma postituse sellest, kuidas elu beebiga pluss veel 2 alla 5 lapsega või väikse lapsega on vahepeal üsna keeruline ja mõnikord on lihtsalt kopp ees. Ma sain vastukajaks väga kauni kommentaari mingilt naisterahvalt. Mul ei ole seda praegu siin ees. Kui ma pärast videotuuningus oskan seda teha, siis ma panen selle siia kuskile. Aga selle kommentaari point oli umbes selline, et kui sul on kopp ees lastega tegelemisest, siis järelikult sa ei olnud emaduseks valmis. Ja ma tahan öelda, et loomulikult ma ei olnud emaduseks valmis. Ma tahaks näha ühtegi inimest, kes saab öelda käsi südamel, et ta on emaduseks olnud 100,000% valmis, sest ma ei tea, kuidas see võimalik on. Alustagem juba sellest, et esiteks meie esimene laps ei olnud tahtlikult tehtud, mistõttu oli väga raske valmis olla. Ma võtsin vastu otsuse, et ma teen selle ära, aga valmisolek on nagu teine tera natukene. Aga ma arvan, et see kehtib ka isegi nende puhul, kes väga soovivad last saada ja väga tahtlikult selle teekonna ette võtavad. Sa ei saa olla kunagi valmis selleks, mida sa enne teinud ei ole. Ja te võite mulle öelda, et mul oli väiksed õed ja vennad ja ma olen terve elu beebidega tegelenud ja see ei ole sama. Kui see ei ole sinu laps, ta ei ole 100% sinu vastutus, siis sa ei saa olla selleks valmis. Ja ma ei tea, mis selles häbiasi on või miks see peaks olema häbiasi, et ma ei olnud laste saamiseks valmis. Ja iga kord, kui lisandub uus laps, siis ma ei ole selleks nagu valmis. Vabandust, mingi öögi vahepeal. Ma ei oska nagu seda kirjeldada. Kui sul on üks laps, esimene laps, siis sa võid nagu lähtuda sellest, mida sa oled enne kuulnud. Sa oled kuulnud, et beebid ei maga. Beebid ainult nutavad, beebidega on hästi raske, nagu on ka muidu vastupidiseid näiteid on ka, aga üldiselt ikkagi räägitakse sellest, kui keeruline on beebidega. Ja sa võid teada seda, sa võid võtta endale selle nagu mingisuguseks sihiks, et nii, davai, minu tulevik saab olema selline. Aga kui see sinuga päriselt juhtub ja kui sa avastad ennast ühel hetkel kell 3 öösel kuskil palli peal õõtsumas nuttav laps üles, siis mitte miski ei saa sind selleks ette valmistada. Ja iga ema, kes on olnud selles olukorras, ta teeb seda, sest et sa pead midagi tegema, sa proovid kõiki asju, sa tahad, et see nagu ära lõpeks, on ju. Ja sa teed seda ühe öö, sa teed seda teise öö, sa teed seda iga kord, kui vaja on. Ja olgem ausad, viskab kopa ette küll. Viskab lihtsalt ja sinna ei ole midagi teha ja see ei ole halb asi. See on nagu, ma võin oma lapsi armastada maksimaalselt, aga mõnikord nad viskavad mul kopa nii ette. See on, toogem näiteks Napoleoni tordi või koogi. Mulle väga-väga maitseb Napoleoni kokk. Võin seda süüa 1 päeva, 2 päeva. 3. päeval, ma arvan, ma enam eriti ei tahaks 4. päeval. Istud ilusti või? Väga tubli oleks, sa sööd midagi selle. Marju, teeme teed video ära ja siis hakkame vaatama, mis me teeme, okei? Okei, davai. Kuhu ma jäin? Ma isegi ei mäleta, sest et ma olen harjun sellega, et iga asi, mida ma teen, mind segatakse 5000 korda vahele. Ma ei ütle, et see mind nagu mingi hüsteerias saab, ma ei ütle, et ma mingi käine närvitsen. Ma lihtsalt ütlen, mul on sellest kopp ees. Ma isegi ei mäleta, mis tunne see on, et ma saan mingi vestluse või mingi jutuajamise pidada algusest lõpuni niimoodi maha, et keegi tuleks, ütleks, et ta on kakanud, pissinud ja ma pean kellegi peput pühkima, et keegi oksendab, et keegi lõhkus midagi ära.
Kardo tuli nüüd kaadri, ütle nüüd, kas ma olen täiesti kaadrist väljas või? Siin ei ole näha midagi. Okay. Issand, raudselt see video läheb jumala vett vedama, me ei oska kumbki veel seda GoPro'd kasutada. Näed, isegi Kardo tuleb segab mind vahepeal. Et nagu, see on okei, et sihukestest asjadest on kopp ees, et lastest on kopp ees. For real, see on täiesti okei, sest et meil kõigil on, igal lapsevanemal on hetki, kus sa mõtled, oh my god, lase elada. Ja kui sa väidad, et sul ei ole siukseid hetki, siis sa oled lihtsalt hale valetaja, nagu I swear to god, sa lihtsalt valetad näkku iseendale ja kõigile teistele. Mis tõttu ma tahangi jõuda pointini. On okei, et sul on kopp ees lastest, tööst, ilmast, millest iganes. Kõik asjad, kui seda on su elus liiga palju, liiga intensiivselt, viskab teinekord koppa ette. Sa oled suur tüdruk, sa elad edasi, sa handle'id ära, aga sul on vaba õigus öelda, mul on kopp ees. Keegi ei saa sind keelata ja see on okei. Mis ei ole okei, on need naised, veel hullem, kui nad on ka ise lapsevanemad, kes tulevad ja hakkavad sind alavääristama selle eest, et sa julged öelda, et sa oled väsinud, et sul on kopp ees, et sa ei jõua iga päev 24/7 olla kogu aeg happy ja tegeleda lastega 24/7 kogu aeg hommikust õhtuni ilma ärritumata, ilma come on, nagu, kellel on lapsed, te teate seda tunnet ju. Te teate ju seda, et ärkate hommikul ja teie esimene tegevus on üldiselt see, mida lapsed tahavad, mis neil vaja on, ehk siis neid üles ajada, neid riidesse panna, neile midagi süüa anda, neid lasteaeda viia. Lapsed on alati esikohal, igal lapsevanemal. Aga kuna me oleme ka lisaks lapsevanematele nagu lihtsalt inimesed ka vahepeal on ju olnud pikalt aastaid, siis teinekord lihtsalt võib öelda, et mul on kopp ees. Aga Mari, kui sa tahad midagi öelda, siis räägi inimkeeles, okei? Mis öelda tahad? Kas tahad laulda hoopis või? Ping-pong. Mis su lemmiklaul on? Ping-pong. See on see ping-pong song või? Ping-pong. Ping-pong. Mis mutikas see oli? Peppa Chopi, papa. Ära tõmba seda, Mari, mu kaamera läheb ümber. Näete, kopp maks sees. Story of my life. Ma ei mäleta absoluutselt, millest ma rääkisin. Tahtsin kuhugi jõuda. Ma ütlen, mul on suht kopp ees sellest ka, et mul mõistus ei mäleta mitte midagi. Ma nagu teen stuffi ja vahepeal mul ei ole õrna aimu, mida ma teen, mida ma tegema hakkasin, mida ma ütlema hakkasin. Jaa, aga tead, super YouTuberid teevad endale lausa listi, millest nad räägivad, et nad saaksid kiiresti ja kokkuvõtlikult oma juttu ära rääkida, et video liiga pikki tuleks ja vähem töötama peaks. Mul ei olnud isegi õrna aimu enne selle video nagu tegema hakkamist, et millest ma täpselt räägin, nii et ma ei saanud seda listi teha. No, need. Sorry, ma ei saanud listi teha. See on freestyle video. Ma teen freestyle video ja ühesõnaga ma arvan, et saite mu kondile pihta, et okei on olla kopp ees väsinud, ei ole teiste inimeste üle, kes julgevad välja öelda seda, et nad on väsinud või neil on kopp ees. Sest et nagu see, et sul ei ole piisavalt mune, et sa arvad, et see oleks kuidagi häbiväärne või nõrkuse tunnus, et öelda, et mul on kopp ees ja sa ei peagi ütlema, vaata, Kardo, sa tuied mu valguse ees. Sul on kopp ees. Mul on kopp ees. Lõpeta ära see video. Ei ole kopp ees. No näed. Mari, kas sul on kopp ees või? Ei, issi on kopp ees. Issil on kopp ees või?